Tere tulemast kuulama Piletitasku podcasti. Kallid sõbrad, meil on jäänud sisse lubamatut pikk paus, ent nüüd me selle korvame. Käes on ilus kevadine ilm, õues päike paistab ning õige pea on meil tulemas suur kontsert Alexela kontserdimajas. Nimelt 1. juunil on Free Flow stuudio tähistamas oma 15. juubelit ning selle raames on mul suur rõõm ja au täna külas vestelda ühe asutaja ja juhtiva persooniga. Nimelt on mul külas Alice Aleksandreidi. Tšau, Alice! No tere! Tere! Nii, nüüd kui on ametlik sissejuhatus tehtud, nüüd siis räägiks asjast. Alice, 15 aastat teha huvikooli tegevusi, mis õpetab noori artiste laulma, pilli mängima, tantsima ja nii edasi, et see aeg ilmselt on läinud läbi raskuste ja läbi põnevuste. Kuidas võtad tagasivaatavalt seda aega kokku? Vau, mis küsimus sissejuhatuseks. Natukene raske küll sissejuhatuseks. No tead, kokku võtta vist ongi keeruline, sellepärast et peaaegu iga aasta on erinev ja meil sellise vahelduse annabki erinevad projektid, erinevad inimesed, et jah, ühe sõna alla võib-olla nauding on see, mis meid ühendab. Meil on aega, sa võid rahulikult rääkida kõik südamelt ära. Ma arvan jah, et nauding on see, mis kokku võtab selle aasta, aga värvi mõttes on väga palju erinevaid värve olnud kõigi nende 15 aasta jooksul. Aga no ütleme, räägi kuulele ära, mis asi on Free Flow stuudio? Niimoodi, et lihtsasti aru saab. Võib-olla on just kuulaja see, kes tunneb, et täna oleks õige aeg, ma tahaks midagi uut oma ellu. Ja siis läheks. Free Flow stuudio. Free Flow stuudio on selline koht, kus esiteks alustuseks kõik on oodatud. Meil ei ole vanusepiirangud ega mingeid muid piiranguid ja meie juures saab nii tantsida, kui laulda, kui pilli mängida, et selles mõttes nagu tundub natuke selline reklaamimaiguline juba lause, aga sisuliselt ei ole nagu vahet, et meil on isegi tantsugruppides on ülemine vanus ikka mõnes grupis väga kõrge ja selles mõttes, et pigem on tahe on number 1. Ja siis on meil produktsiooni osa, kes meil käib siis televisioonis ja teatris igal pool esinemas ja seal on siis professionaalsed artistid. Kas teie seinte vahelt tulevadki need säravad tantsijad, kes erinevatel Eesti avalikel võistluste formaatide, Eesti Laulja, Eurovisioon ja nii edasi, kus iganes vaja on staartantsijaid näiteks? Kas need on tulnud teie nii-öelda ruumidest ja teie kasvandikud? Ja väga uhkelt võib öelda, et väga paljudes kanalites ja gruppides on tõesti meie kasvandikud ka ja meie produktsioonigrupi tantsijad, et tõesti on väga uhke tunne, kui selle peale mõtled, kus kõik on. No, aga võib-olla siis tuleme tagasi varsti Free Flow stuudio kontserdile, aga ennem räägiks natuke sinust, Alice. Ma olen kindel, et paljud kuulajad, enamus kuulajad, kui mitte öelda kõik, on vaadanud ja näinud Eesti Laulu, on osa saanud kõik võimalikest ütleme, kontsertformaatidest, mida televisioon üle kannab, aga paljud ei tea, et seda kõike on lavastanud Alice. Kas see vastab tõele, Alice, et sa tegeledki selliste suurprojektidega ning annad sellele selle elu, mida me kõik läbi televisiooni saame siis nautida? Jah, et on nii lavastatud, kui on ka koreograafiat tehtud, et on olnud au olla kutsutud paljudesse saadetesse koreograafiks, palju olen ka lavastanud. Eesti Laul tõesti on olnud nüüd 11 aastat, et olen teinud 3 aastat kogu saate koreograafiat ja siis ülejäänud aastat siis erinevad võistlusartiste. Nii et selle kõige taustal usun ma, et Free Flow stuudio kontsert Alexelas saab enneolematult hingelähedase ja vinge suure produktsiooni ja lavastuse osaliseks. On nii? No nii on, et me oleme sinna tegelikult kutsunudki läbi aastate erinevatest saadetest ja igalt poolt, kus me oleme selliseid põnevaid esinemisi teinud, oleme kutsunud igasuguseid sõpru, lauljaid, kellega meil on sellised väga meeldejäävad esinemised olnud. Nii et lisaks tantsijatele ongi Alexelas siis koos sellised lavastused, kus esinevad erinevad artistid, nagu näiteks laval on
Uku Suviste, Laura Põldvere, Inger, Johanna Randman tuleb Põhja-Tallinna laulja siis oma uue sooloprojektiga välja. Meil on seal Jaanus Saks ja Franz Tikerpuu ja terve rida inimesi. Laura Brits tuleb väga ägeda showga. Laura kunagi alustas meie juures päris stuudio algusaastatest, nii et sealt võib-olla tuleb midagi põnevat teile ka ära tundmiseks. Trinnid tuleb ühe väga südamlikuga, samamoodi minevikuga seotud ühe väga toreda asjaga koos meie koreograaf Maritiga. Ja näiteks Vanity Milan tuleb meile Inglismaalt külla. Vanity Milan on siis ka kunagi meie treener olnud, kui ta Eestis oli, ja siis ta kolis Inglismaale ja läks sellisesse kuulsasse saatesse nagu RuPaul Drag Race ja oli nii Inglismaa topis kui ka hiljem Kanada versus maailm topis, nii et väga oodatud artist, tema samuti tuleb ja teeb Vogue'i grupiga kaasa, nii et põhimõtteliselt iga artist siin nimekirjas teeb mõne tantsugrupiga koostööd, nii et see tuleb tõesti selline muusikaline maguspala, ma ütleksin. Ma võin ju ainult oma peas ette kujutada, mida seal raaval näha võib ja kuulda võib. Aga kas ma saan õigesti aru, et kõik artistid on siis teiega seotud rohkemal või vähemal määral, kas on siis seal koolis käinud või on siis erinevate projektide raames olnud. Nüüd sõbrad tulevad kokku, laulavad, aga samas ka on alati tantsukoreograafia seal taustaks, jah? Kas see käib umbes selliselt, et Uku Suvistet saadab selline veetlev tantsijate kollektiiv või kuidas teil nagu see pool jaotatud on? Uku näiteks on väga tubli tantsija. No Uku muidugi, mida Uku ei oskaks hästi teha. Uku ei oskaks, Uku oskab tervitused Ukule siinkohal. ja Uku showst näete näiteks väikest selliste üllatustega uut versiooni, siis kui Uku võitis, siis Eesti Laulu avakava nii-öelda järgmise aastal siis oli Uku 3 loo selline lavale toomine koos tantsijate ja kõigega ja see oli siis minu lavastus ja seekord siis Agnes Ihamaa koreograafina annab sellele uue vungi juurde ja siis ehk näeme ka Ukut tantsimas. Nii et ma arvan, et enamus lauljad siin küll tantsivad ka koos tantsijatega. Okei, aga Lauri, eks on ju, Lauri Pihlak, fenomenaalselt, eks tantsib. Ma ei taha nüüd kellegile midagi öelda, aga ma usun, et panete kõik tantsima kui aja, on nii või? Ma arvan, et ma usun sellesse, et kompaktne show tegelikult on see, et lauljaga liigub ja tantsijaga laulab. Et vaatame, mis saab, et kui palju need, meil on siin küll üks koreograaf täitsa, tuleb artistiga koos, jätan nime siia peitu hetkel, aga tuleb koos ühe lauljaga koos lavale ja teeb väikse laulu osa, nii et me proovime siin mõlemad pidi, et ei ole nii, et paneme lauljad tantsima, siis ise oleme selles mugavussoonis, et paneme ka tantsijad laulma. 2009 aasta sai alguse teie tegemine. Selle aastate jooksul on teil olnud kogemust väga paljude artistidega ja väga tuntud artistidega, et see nimekiri on pikk. Aga on sul enda nii-öelda mälestused kedagi, keda sa tahaksid tuua välja? Alati on mõni huvitav lugu, mõni seik, mis on seotud ka teie kui kooliga, teie kui eestvedajaga, ma ei tea, Eurovisiooni kontekstis näiteks tooks midagi, Eesti Laulu kontekstis midagi välja. Oskad sa midagi praegu sellist tuua, mis oleks nagu huvitav lihtsalt kuulda, et ma ei tea, Tommy Cash on teinud omal ajal sükest ja teist, Tommy läheb meid Eestit esindama, et kuidas temaga lood on? Tommiga, jah, Tommi tõesti, Tommi, kes pisikesena tantsis ju, mis ta nüüd pisikesena, mis ta siin oli umbes 13-14 järsku, et tantsis tõesti meie stuudios ka ja andis ka veidikene aega isegi tunde, nii et Tommi ise andis tunde? Tommi ise andis tunde. Kas ta oskab, ta oli näha, et ta tegelikult Tommi on päris heade nii-öelda puusanõksudega. Ja isolatsioon on super ja selles mõttes, et jah, temaga on mitu värvikat showd selles mõttes selja taga ja üks oli näiteks see, kui me tegime seal, pidime alguses koreograafiat asju tegema Hommiku TV-s ja siis Tommi hakkas ise tegema lõpuks ja see tuli, ma ei tea, kas seda lõiku enam leiab kuskilt, aga see tants läks hommiku võimlemiseks muusikasaatel üle ja minu juures see lõpptulemus oli fantastiline ja me tegime seda enne, seal viimistlesime veel eelmisel õhtul niimoodi, et ma ei kujuta ette, mis kell me lõpetasime, aga hommiku televisioonis peab ju väga vara kohal olema, nii et me jäimegi sinna samasse saali magama, magasime vist 2 tundi ja võtsime takso ja läksime eetrisse. Nii et siuke seik oli meil Tommiga kunagi, jah.
aga ei, toredat seiku on meil siin kõigiga, no Stefani võidulugu näiteks, seal oli väga palju erinevaid neid lillade ja kaktuste ajamine mööda Saku Suurhalli, et kus me nüüd hoiame ja puru ei tule kuhugi ja et peab ju lava puhas olema ja seal tegime botaanika, et pigem olin nagu botaanik, mitte koreograaf. Okay. Ja et mälestusi on palju, Kerli Kõivuga näiteks Eesti muusikaauhinnad, suure võimsa seelikuga tegime üle lava koreograafiat, et siis no kõik olid seal sõlmis igatpidi, et see seelik oli nii suur, et see ei mahtunud sinna Alexela lavale ära, üle äärte oli. Seesama seelik tuleb meiega ka muidu nüüd uuesti Alexelasse kaasa, nii et sealt tuleb ka väike üllatusesinemine. Wow. Okei, no see on juba omaette nii-öelda müügiargument. See seelik on eraldi artist meie jaoks vahel. Okei, aga vaat me jõudsime nagu põgusalt korraks selle Eurovisiooni vältele ja Tomini, noh täitsa juhuslikult. Aga kellele täna sina nagu kaasa elad? On sa nagu, kui palju sa Eurovisiooniga üldse nagu kursis oled? See ei ole täna üldse teema, mis on puudutaks free flow'd, aga siiski, et kuna ta on nagu käesoleval kohe tulemas võistlus, oled sa jälginud artiste mujalt maailmast? Jaa, olen jälginud ja olin ise ka sellel aastal Šveitsi rahvusliku žürii liige ja Soome rahvusliku žürii liige ja ka Eesti eelvooru liige. Kuulasin ka Eesti kõik lood läbi ja olen ka vaadanud võidulood läbi, nii et olen väga kursis. Sellel aastal olen kohe kellele panustad? Noh, omadele häält ei tohi anda. Ma arvan, et Eurovisioon tervikuna on formaadina liikumas natukene teise kohta, kui ta oli mõned aastad tagasi või isegi ütleme kuskil 5-7 aastat tagasi, et see muudatus on nii suur, et ma aiman võib-olla, kes võib võita, aga siis mu isiklik lemmik võib-olla ja isiklikud favoriidid võib-olla on erinevad nendest poliitiliselt korrektne vastus. Tahad sa avaldada? Tegelikult minul on tegelikult samamoodi väga keeruline öelda, kes võidab, eks on ju, et seal on alati mingid kriteeriumid, millest me päris täpselt aru ei saa, aga aimame ja noh, vahel läheb ka nii. Aga kes sulle meeldib? Oled sa, noh, tahad sa seda avaldada? Kui ei taha, siis ei minu vastus sulle meeldib. Mulle meeldib Tommi. Mulle meeldib väga, mida Tommi teeb. Mulle ka. Ja ma tean kõike seda teed, kui pikalt, kus ta nagu alustas ja see, kuidas, no kui Hispaanias ma olin õpingutel ja kõndisin mööda tänavat Barcelonas ja siis lihtsalt näen keset tänavat suuri postreid, et Tommi esineb seal. Ja siis läks küll süda nii soojaks, sest et sa mõtled, et okei, et me kõik koos alustasime seal Paavli tänaval, et nüüd on siis nii, et ma kõnnin Barcelona tänaval ja näen, et Tommi esineb, et sellised hetked teevad südame soojaks ja ma arvan, et on igati väärt seda võitu. Kuule, aga sa oled tegelikult ju oma nagu professionaalse töökäigu jooksul, noh nagu siis mainisid, olnud Eestis ja võõrsil ja välismaal, et mis su tänane nagu siuke väljakutse on üldse kõige juures? 15 aastat on juba tehtud Free Flow'd ja Eesti Laulul oled sa olnud ja kõik võimalikel asjad, et mis siin täna nagu drive'ib ja siukse gifti silmad põlema praegu sul ka nagu kohe selle küsimuse peale natuke läks tead silm särama. No mul on siin üks idee on jah taskus, mis on tulemas, aga ennem on vaja üks siuke, kuidas ma nüüd ütlen, üks suur projekt lõpetada ja siis me saame järgmised samme astuda ja siis ma saan uuesti siia tulla ja uuesti rääkida sulle. Okay, väga äge. Et see ei ole veel selles faasis, et ma saan siin jagada, aga silmad küll põlevad ja põnevad projektid ootavad ees. Lahe. No ütleme nii, kui me nüüd Free Flow jätame korraks jälle kõrvale, sinu isiklikud tegevused korraks kõrvale, võib-olla siis kuulale natukene kevadisi kultuurisoovitusi, olles sina erinevaid rahvusvahelisi artiste näinud, et millised on sinu nagu võib-olla Eesti kontekstis siis viimase aja nagu põnevamad kultuuri nagu elamused, millest sa oled osa saanud ja mida sa soovitaksid vaatama-kuulama minna? Issand jumal, ma ütlen, et ausalt viimasel ajal just on väga palju proovisaalides, kui me oleme mingi projekte ette valmistanud, siis uut muusikat, mis on tulemas, et millele me vaikselt juba nimesid ei saa nimetada, aga kellele me siin muusikavideot valmistame ette või mingisugust muud meediumit, et Eesti noored artistid tulevad nii põnevate muusikaasjadega välja, et ma arvan, et see on väga huvitav osa, millel silm peal hoida ja siis aga isiklikult, kui sa nagu mõtled, mis on juba välja tulnud ja mida ma soovitan, siis
Käisin just hiljuti Vanemuises Kinkipuutsi vaatamas, Rolf Roosalu lihtsalt, sõnu ei jätku, mis seal lava peal toimus vokaalselt, visuaalselt, sõnaliselt. Minu jaoks on hästi oluline alati emotsioon ja siiras emotsioon, et oma ka proovides ja tundides nii artistide kui õpilastega ma äärti rõhutan, et emotsioon on kõige olulisem ja siiras emotsioon ja stereotüüpi ei tohi minna, et ole õnnelik ja siis sa oled õnnelik, see tegelikult, et see võtab protsessi, et sa sinna sisse lähed, et seda siiralt edasi annad ja see Kinkipuutsis Rolfi, kuidas ta seda mängis, see osa, see oli ikka selline, et sa nutad saalis, sa naerad saalis, see kõik töötab automaatselt, et see, vot seda ma soovitan vaatama minna kindlasti. Hea soovitus, aitäh sulle selle eest. Aga ennem kui me hakkame tänast jutuajamist vaikselt kokku võtma, siis tuleks veel ennem lõppu tagasi Free Flow Studio juubeli tähistamise kontserdile. Räägime olulised daatumid ära, 1. juuni Alexela kontserdimajas. Ootate sinna kõiki kooli vilistlasi, lastevanemaid, sõpru, tuttavaid, artiste, küll aga ka mulle tundub, et täna on see võiks absoluutselt kõik minna seda vahvat nii-öelda artistide kogumikku vaatama, sest et see nimekiri, mida sa ise ka enne mainisid ja tõenäoliselt jätsid ka palju õhku üllatuseks, oli päris muljetavaldav, et kas see on selline kontsert, mida ma naudin pigem niimoodi, et tõusen püsti ja tantsin kaasa ise sükse mõnusa vaibina eestlastele ilmselt eelviimase loo ajal, mitte üldse paha pärast, aga või on see süke istuv ja naudime seda pigem niimoodi? Tead, väga palju nimesid ma veel ei saa välja hõigata, nii et üllatusi on kindlasti veel tulemas siit ja kindlasti on see kontsert, kus sa võid ka püsti tõusta ja tantsida, et Free Flow Studio on alati tuntud sellega, et mõtle kastist välja, jää ise endaks, tee, mis sulle süda kutsub, tunned, et tõuseb püsti, siis tõuseb püsti ja hakkad tantsima. Ja ma arvan, et see kontsert on tõesti, et kui tavaliselt kevadkontserdid, jõulukontserdid on mõeldud nagu sõpradele ja peredele, siis siin on nii laulu kui tantsu, nii aastast 2009, kavakesi 2018, praegu 2025 meil on unustasin enne öelda, just kinnitas üks Korea artist, meie üks koreograaf, kes sai Korea staaride kooli sisse, tuleb siis nüüd Eestisse, ka tema astub üles Korea popi kavaga ja et selles mõttes, et seal on väga seinast seina muusikat, reaalselt igale maitsele ja ma arvan, et see on visuaalselt väga-väga võimas kõigile, ka need, kes ei ole seotud Free Flow Studioga. Aga pileti hind algab 4 eurost. Täitsa crazy ju. Et selles suhtes, et kogu pere, eks, natuke vanemale generatsioonina, nii, aga lõpuks on ka ju tegelikult toetajapilet, mis on tegelikult viitab sellele, et iga organism on kasvav ja edasi arenev ning see vajab ka rahalist toetust, et ma kujutan ette, et toetajapilet on vägagi tervitatav, et te saaksite oma kooli nii-öelda arengusse ja parematesse ruumidesse panustada. On mul õigus? Just nii, meil on piletid siis tõesti erinevad kategooriad ja ise saad valida, et meil ei ole isegi asukohtasid saalis, et nagu tavaliselt tehakse, et kallima piletiga saad seal kuskil parema koha, et meil on avatud saaliplaan, ükskõik ostad sa siis selle 4 eurose esimese pileti siis või ostad selle kallima või ostad toetajapilet, et ise valid, kus sa lähed ja toetajapilet on siis meil mõeldud selleks, et tõesti, nii nagu sa ütlesid, me kasvame ja olemegi kolimas uutesse ruumidesse, nii et kõik, kes tahavad meie teekonnale kaasa aidata, siis saavad meid toetada nii. Lahe. On sulle ennem lõpetamist kuulajatele mõni sõnum, mida sa tahaksid edasi anda? Ma arvan, et kogu Free Flow poolt on hästi oluline, mida me usume, et kui sa teed midagi südames, siis on see õige asi. Ja meie proovime kõike teha südamest. Nii et seda soovin kõigile. Ja selle ilusa südamliku mõttega me tänase saate kokku võtamegi. Aitäh sulle, Alice, saatesse tulemast. Aitäh, Kait!